tervist ka minu poolt. Kell on 3. Nii. Minu jaoks esimene kord üldse jutlust midagi niimoodi jagada pikemalt. Nii et olge mulle armulised. Mul on päris palju asju, mida ma tahaks jagada. Ja tõesti, Jumal on pannud mulle südamele jagada Paasa püha kohta. Aga äkki palvetaks enne algust. Kallis Jumal, ma tõesti tänan selle võimaluse eest tulla siia ette ja jagada Paasa püha teema. Issand, ma palun, et tõesti meie südamed oleks avatud, meie meeled oleks avatud. Issand, ma palun, et sina tõesti juhiksid minu suud. No tõesti räägiks ainult seda, mis on vajalik ja suudaks jätta ebaolulise vahele. Ja issand, tõesti kinnita meid ja tõsta meie usku üles ja aita meil tõesti mõista selle sõna läbi, mida sina päriselt tegid ja oled veel tegemas, issand. Aitäh sulle. Amen. Nii, igatahes mul tekkis südamesse juba tegelikult, ütleme, ma arvan 3 aastat tagasi esimest korda, kus Jumal kõnetas mind Paasa püha läbi ja ma hakkasin seda natuke uurima. Ja siis nüüd, kui oli teada, et ma pean jälle tulema rääkima, siis Jumal tõstis selle teema kuidagi uuesti esile. Et räägi Paasa pühast. Ja siis ma täna natuke teile jagakski seda, et see aasta on veel eriline aasta selle puhul, et see Paasa püha langeb nagu kokku. Muidu on Paasa püha liikupüha ja kristlikus nii-öelda traditsioonis me tähistame ülestõusmispüha või lihavõtteid ja see on tavaliselt määratud kindla kuupäevaga, et see alati langeb nagu nädalavahetusel, aga Paasa tegelikult on liikupüha ja ta ei pruugi alati sattuda nädalavahetuse päevale. Aga siis, kui Jeesus maa peal oli, siis sellel ajal ta just langes sinna reede, laupäev, pühapäevale. Nii et räägiks siis sellest natukene. Sa võid panna järgmise slaidi. Siin on natukene, pärast jõuan sellest rääkida. Ehk siis see aasta oli 12-20 aprill on siis see Paasa püha. Juudidel on natukene see nagu sama tähenduslikud. Neil on tegelikult algab Paasa püha ja jätkub hapnemata leibade püha. Aga see siis kokku kestab kõik 7 päeva. Nüüd heebrea keeles on see Besha, see tuleb sellisest sõnast nagu Pashua, ma ei tea, kas ma hääldan seda õigesti, aga see nimi ise tähendab siis üleminek, möödaruttamine, ülehüppamine. Ja ingliskeelne sõna on samamoodi Passover ehk nagu läheb mööda. Ja eesti keeles on tõlgitud Paasa püha. Ja kreeka keeles on ka Pasha, et see on siis õigeusu kirik, siis idakristlik õigeusu kirik siis tähistab Pashat. Kui ütleme siis lääne pool hakkas tähistama lihavõtteid ülestõusmispühana. Nii, natuke sellest. Paasa ise siis on juudi kalendri kuupäevad on siis 15-20. Siin on väike nagu viga. 21 Nisan on tegelikult need, kes, aga siin on sulgudes juba märgitud, et 22 Nisan, see lõpukuupäev siin, on siis tähendab seda, et need diasporaas tähendab seda, et kui inimesed, kes elavad väljaspool Iisraeli, et siis nemad tähistavad seda nagu 1 päev kauem. Et nende jaoks on see kestus 8 päeva, aga Iisraelis siis peetakse 7 päeva, ehk siis 15-21 Nisan. Ja kus see Paasa püha üldse pärit on, siis Jumal andis selle seaduse ja sellest me võime lugeda 2. Moosesest 12. peatükk. Nii, see on siis nädalapikkune püha ja sellel ajal siis ei tohi teha tööd. Öeldud on siis, et ei tohi teha tööd, kui ainult siis see, mis söögiks vajalik on. Kuidas see siis praktikas toimub, ongi see, et 14. Nisanil, me kohe läheme sinna Moosese raamatusse ka, aga kuidas praktikas siis toimub nii, et Iisraelis siis 14. Nisanil toimub, ma ei tea, kas ma nüüd õigesti hääldan, aga Berikat Shamets, ehk siis see tähendab hapnenud toodete otsimine. Et otsitakse kogu maja läbi, et ega ei leia midagi hapnenud, ehk siis midagi, millel on juuretis sees. Ja see on natukene juba nagu ütleme siis ka
seda nagu hapneutoodete eemaldamist oma kodudest nimetatakse chametsi eemaldamiseks ka. Selleks siis eemaldatakse kõik leivapuru, hapnenud tooted ja muud teraviljapõhised esemed. Ja isegi kui on nagu midagi veega puutunud, et siis ta võib minna hapnema, et kõik sellised asjad eemaldatakse ära. Ja tavaks on siis see, et lastakse sellel eelneval päeval veel lastakse lastel, peidetakse meelega ära midagi, sest tegelikult see nagu hapnenu ära puhastamine kodudest algab juba kuu aega ennem. Ja selleks on neil eraldi peale Puurimi püha. Et kui te teate Estri lugu, kuninganna Estri lugu, ja nad pääsesid selle Hamani kurjast plaanist, tänu selle nii-öelda kuninganna Ester läks siis kuninga juurde, seda lugu te ilmselt teate. Sealt tuli siis selline püha neil nagu Puurim ehk rõõmupüha ja peale seda nad siis hakkavadki nagu järjepidevalt otsima kodudest, et ega ei oleks midagi hapnenud. Aga siis üks päev enne seda paasapüha nad siis teevad nii-öelda viimase lõpliku sellise puhastuse. Ja isegi see nii-öelda juudi rabi ehk õpetaja tuleb koju ja otsib läbi. Aga lapsed saadetakse siis küünla või taskulambi valgel ka otsima seda hapnenud leiba, mis on siis meelega ära peidetud, lihtsalt et see oleks nagu hästi sümboolne. Ja see siis sümboliseerib seda, et nagu maailma valgus tuleb, otsib. Et tema valguse kaudu võime otsida ja leida pattu oma elust, et siis me saaksime paluda sellest võitu. Ja kui lapsed on selle leidnud, selle leivapurukese, siis nad ei tohi seda ise puutuda, vaid isa peab tulema ja selle leiva või selle hapnenu eemaldama. Ja see siis nagu viitaks ka sellele, et Jumal ütleb, et nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Et me ei saa ise eemaldada, aga Jumal saab seda teha. Et see on ka jälle hästi sümboolne. Ehk siis jah, hapnenu siis. Hapnenud või hapnenud tooted sümboliseerivad piiblis ja judaismis pattu, uhkust ja liigset ego, vana elu ja vana elu harjumusi, millest tuli loobuda. Ja hapnenu ehk siis chamets meenutab ka viivitust ja passiivsust, kui samas matsa ehk siis hapnemata esindab tegutsemist ja otsustavust, mis oli siis väga oluline lunastuse ja vabastuse kontekstis. Aga loeme korraks siis, võta mu piibeli esimeks, see saab mulle. Et loeme seda 2. Moosese 12. peatükki koos. Kas on keegi vabatahtlik, kes tahaks lugeda või ma loen ise? Ma siis loen ise. Ja issand rääkis Moosese ja Aaroniga Egiptuse maal, see on siis kohe esimesest salmist öeldes. See kuu olgu teil esimeseks kuuks, see olgu teil aasta esimeseks kuuks. Rääkige kogu Iisraeli kogudusega ja öelge, selle kuu 10. päeval võtku iga perevanem tall, igale perele tall. Aga kui pere on talle jaoks väike, siis võtku tema ja ta naaber, kes ta kojale on lähemal, vastavalt hingede arvule, kui palju igaüks jõuab süüa, sellele vastavalt arvake neid talle kohta. Tall olgu teil veatu, isane, 1-aastane, võtku see lammastest või kitsadest. Säilitage see enestele kuni selle kuu 14. päevani. Siis kogu Iisraeli kogunenud kogudus tappu see õhtul. Ja nad võtku verd ning võidku ukse mõlemad piitjalga ja pealispuud, kodades, kus nad seda söövad. Ja nad söögu liha sel samal ööl, tulel küpsetatult koos hapnemata leiva ja kibedate rohtaimedega söögu nad seda. Te ei tohi seda süüa toorelt või vees keedeltult, vaid ainult tulel küpsetatult pea, jalgade ja sisikonnaga. Te ei tohi sellest midagi üle jätta hommikuks, mis aga sellest hommikuks üle jääb, põletage tulega. Ja sööge seda nõnda. Teil olgu vööl, jalatsid jalas ja kepp käes ja sööge seda rutuga. See on paasada issanda auks. Siis käin mina sel samal ööl Egiptuse maa läbi ja löön maha kõik esmasündinud Egiptuse maal. Nii hästi inimesed kui loomad ja ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle, mina, issand. Aga veri olgu teil tundemärgiks kodadel, kus te asute.
Kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptuse maad. See päev aga jäägu teile mälestuseks ja pühitsege seda Issanda pühana. Oma sugupõlvede kaupa pühitsege seda igavese seadlusena. 7 päeva sööge hapnemata leiba, juba esimesel päeval kõrvaldage haputaigen oma kodadest, sest igaüks, kes esimesest päevast 7. päevani sööb hapnenud, selle hing hävitatakse Iisraelist. Esimesel päeval olgu teil pühalik kokkutulek, samuti olgu 7. päeval pühalik kokkutulek. Neil päevil ei tohi teha ühtegi tööd, ainult mida iga hing sööb, üksnes seda valmistage. Te peate pidama seda hapnemata leibade püha, sest just sel päeval ma viin teie väehulgad Egiptuse maalt välja. Seepärast pidage seda päeva kui igavest seadust teie sugupõlvedele. Esimese kuu 14. päeva õhtul sööge hapnemata leiba kuni kuu 21. päeva õhtuni. Siin räägib siis Niisani kuust. 7 päeva ärgu leidugu haputaigen teie kodades, sest igaüks, kes sööb hapnenud, selle hing tuleb hävitada Iisraeli kogudusest, olgu võõras või maa päris elanik. Midagi hapnenud ärge sööge, vaid kõigis oma asupaigus sööge hapnemata leiba. Ja Mooses kutsus kõigi Iisraeli vanemad ning ütles neile, minge ja võtke enestele suguvõsade kaupa talled ja tapke paasatall ja võtke iisopi kimbuke, kastke kausis olevasse verre ja määrge ukse pealispuud ning mõlemad piitjalga kausis oleva verega. Ja ükski teist ärgu väljugu hommikuni oma koja uksest, sest Issand läheb egiptlasi nuhtlema, aga kui ta näeb verd ukse pealispuul ja mõlemal piitjalal, siis Issand rutab sellest uksest mööda ega lase hävitajad tulla teie kodadesse nuhtlema. Pidage see asi meeles, see olgu igaveseks seaduseks sinule ja su lastele. Ja kui te tulete maale, mille Issand teile annab, nõnda nagu ta on öelnud, siis pidage seda teenistust. Ja kui teile lapsed teilt küsivad, mis teenistus see teil on, siis vaadake, see on paasa ohver Issanda auks, kes ruttas mööda Iisraeli laste kodadest Egiptuses, kui ta nuhtas egiptlasi ja päästis meie kojad. Siis rahvas kummardus ning heitis silmili maha ja Iisraeli lapsed läksid ning tegid, nagu Issand oli Moosesele ja Aaronile käsu andnud, nõnda nad tegid. Ja siis sündis, et keskööl Issand lõi maha kõik esmasündinud Egiptuse maal, aujärjel istuva Vaarao esmasündinust, alates kuni vangi urkas oleva vangi esmasündinuni ja kõik kariloomade esmasündinud. Siis Vaarao tõusis öösel üles, tema ja kõik ta sulased ning kõik egiptlased Egiptuses oli suur hädakisa, sest ei olnud ainsatki koda, kus ei olnud surnut. Ja ta kutsus öösel Moosese ja Aaroni ning ütles, võtke kätte ja minge ära mu rahva keskelt, nii hästi teie kui Iisraeli lapsed, ja minge teenige Issandad, nagu te olete rääkinud. Võtke ka nii hästi oma lambad ja kitsed kui veised, nagu te olete rääkinud, ja minge ja õnnistage ka mind. Ja egiptlased käisid rahvale peale, et nad kiiresti lahkuksid maalt, sest nad ütlesid, me sureme kõik. Ja rahvas viis ära oma taigna enne, kui see oli hapnenud. Neil olid nende leivakünad üle riietesse seotuina õlal ja Iisraeli lapsed olid teinud Moosese sõna järgi ning olid palunud egiptlastelt hõbe ja kuldriistu ning riideid. Issand oli rahvale armu andnud egiptlaste silmis ja need nõustusid, nii nad riisusid egiptlasi. Ja siit läheb edasi, me jääme korraks siia seisma. Tähendab, see siis oli see, mis ütleme, võtsid järgmise slaidi panna, et võtaksid nagu kokku, mis siis Jumal nagu käskis Iisraeli rahval teha oli. Et igal aastal pidid inimesed siis 10. Niisani, kuu 10. päeval, ehk siis oli 10. Niisan. Et piiblis me loeme Abibi kuu, aga peale Babyloonia vangistust siis see Abibi kuu muudeti Niisani kuuks. Et siis see on siis 10. Niisanil nad pidid valima veatu aastase talle, siis 14. päeva õhtul pidi siis kogu Iisraeli kogunenud kogudus talle tapma. Ja siis nõuded olid tallele see, et ta pidi olema isane, 1-aastane, võis valida lammastest või kitsedest. Ja nüüd need nõuded siis, kuidas seda talle pidi nagu valmistama või käsitlema või süüma, on siis selline. Tema luid ei tohtinud murda, ta tuli küpsetada ja süüa samal ööl, ei tohtinud jätta midagi alles, ei tohtinud süüa toorelt, vees keedetult, vaid ainult ulal küpsetatult koos peajalgade ja sisikonnaga. Siin on need salmid siia lõppu pandud mul. Lihast ei tohi midagi viia kojast välja õue ja liha tuleb süüa ühes ja samas kohas.
ükski ümberlõikamatu ei tohi seda süüa, see tuli nüüd sealt edasi, me ei lugenud 12. peatüki lõpuni, aga see tuleb sealt hiljem siis välja. Et ja majaline palganjärgu ka seda söögu, et kui seal kojas viibib keegi võõras ja tahab siis seda valmistada, siis need meelserahvad tuleks ümber lõigata. Ja talle verega tuleb siis võida ukse mõlemad piidjalga ja pealispuud siis nendes kodades, kus seda süüakse. Ja Jumal ütles siis, et seda päeva peab mälestama siis igavese seadlusena ja pühitsema seda issanda pühana oma sugupõlvede kaupa. Pühitsege seda igavese seadlusena. Ehk siis nüüd te võib-olla mõistate paremini, millest see paasa sõna tuleb, oligi see, et see surmaingel läks mööda ja sealt tuleb see sõna, et mööda minema või üle hüppama, mööda ruttama. Aga paasapühale tegelikult eelneb palmipuude püha, millest ka Urmas siin eelmine kord rääkis. Ma ei tea, kui palju kohal oli inimesi. Aga ma kergelt käiks üle korraks, et see siis palmipuude püha ise ei olnud, ei ole siis kuidagi seotud judaismiga nagu eraldiseisva pühana, vaid see on tulnud kristliku traditsiooniga. Ja see tegelikult oli siis osa paasa pühade ettevalmistusest. Ja tegelikult siis palmipuude püha, nagu meie seda nagu peame, on siiski see 10. Niisani kuupäev, kus me lugesime, pidi talv valitama tegelikult sellel päeval, kus meie palmipuude püha oli. Ja me võime lugeda selle kohta, et Jeesus oli linna tulemas ja rahvas haaras palmiokste järele. Ja judaismis sümboliseerivad need võitu ja rõõmu. Ja miks nad seda tegid, oligi see, et Jeesus oli just Laatsaruse üles äratanud surnuist ja nüüd rahvas nägi ka veel, et Jeesus tuleb eesli sälu seljas sinna linna, on ju. Ja tegelikult ta täitis sellega päris mitu Vana Testamendi ettekuulutust. Me võime lugeda Sakaria 9:9-10, et ole väga rõõmus, Sioni tütar, hõiska Jeruusalemma tütar. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas õiglane ja aitaja, tema on alandlik ja sõidab eesli seljas. Ema eesli sälu seljas. Ja psalmid 118, 25-26 ütleb, et õnnistatud, siis 26. salm ütleb, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel, meie õnnistame teid issanda kojast. Ja tegelikult see rahvas hüüdiski Jeesusele Hosanna või Hoseanna, no ma ei oska hääldada, eesti keeles on Hosanna, mis tähendab siis päästa nüüd. Ja siis nad hüüdsid sinna veel järgi, et õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel, ja siis see on messiat kirjeldav mõiste. Ehk siis nad arvasidki, et Jeesus on see messia ja kuidagi nagu alateadliku nad tegelikult valisid endale välja selle paasa talle, keda nad pidid nagu füüsiliselt tegelikult välja valima. Ja Jeesus tegelikult mõistis ära, et tegelikult rahvas nagu üldse ei taju nagu asja, et tegelikult nad arvasid, et ta tuleb nüüd Rooma võimu alt vabastama, on ju. Et seda on ilmselt ka juba palju kuuldud. Et nemad arvasid, et tuleb poliitiline päästja. Aga, ja Jeesus nuttis tõesti, kui ta nägi ja tõesti, me võime seda lugeda Luuka 19:41-44, ja kui Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast. Kui kas sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja, et nüüd on see sinu silmade eest peidus, sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt ja lõhuvad su maani maha ja su lapsed sinu sees. Ega jäta kivi peale, seepärast, et sa ei ole ära tundnud oma soosingu aega. Et see sama rahvas siis sellel hetkel valis Jeesuse messiaks ja nüüd 5 päeva hiljem tegelikult. Nad olid nõus selle sama inimese loovutama Rooma valitsuse kätte ja olid nõus ta hukkama. Miks? Sest et nende arvates Jeesus oli nagu läbi kukkunud, et nad ootsid, et ta ära vabastaks. Nad lootsid saavutada see, mida nad lootsid saavutada, siis seda nad ei saanud. Ja paasapüha lõppemise ajaks siis Jeesus löödigi risti. Ja et siis kokkuvõttes sellest palmipuude pühast ma ütleks siis nii palju, et see oli niisani, kui 10. päeval valiti välja paasatall. Ka Jeesus valiti sellel samal päeval välja. See käis selle paasapüha ettevalmistuse nagu juurde. Ja siis 14. kuu õhtul siis söödi ja tapeti ja söödi seda paasat.
ja ka Jeesus tapeti paasapühal. Ja juudid pidid mälestama seda paasaohvrit, et see on paasaohver issand auks, kes ruttas mööda Iisraeli laste kodadest Egiptuses, kui ta nuhtles egiptlasi ja päästis meie kojad. Ja Jeesus maeti ka samal päeval, sest sellega oli kiire. Sest kohe oli algamas sabat ehk hingamispäev. Ja kui sa paned nüüd selle ajajoone, sealt tuleb veel korraks slaidi. Jah, no see peatükid sealt ongi siis, see oli viimane nii-öelda Egiptuse nuhtlus, see surmaingel on ja kes tappis esmasündinud. Ja me võime ka täna mõista, et olime orjad, Jumal tõi meid välja, et oleksime vabad ja võiksime teda teenida. Ja sealt samas sellest paasa sellest, mis Jumal seadis, sealt tegelikult arenes ka välja see arusaamine, et üks talv võib katta kinni pattude hulga, sealt tuli see suur ohvriteenistus, mida me teame, juudid pidasid, et sest see talv pidi olema ka edaspidi veatu, mis toodi Jumalale ja erinevad need seadused. Nii, aga sa võid järgmise slaidi panna. Aitäh. Ehk siis ma üritasin natukene nagu joonistada teile välja, sest see tundub kõike liiga palju ja hoomamatu. Ehk siis sealt algab perevalis talle ja see juhtus olema sellel ajal, kui Jeesus oli, kuna ta liikub pühas, aga sellel ajal ta siis juhtus olema just pühapäev. Sellepärast ka ta on nii-öelda jätku, nagu meie peame teda pühapäevana alati palmipuude püha. Nüüd sealt edasi 14. õhtu. Nüüd, kellel need juudide kombed ei ole väga nagu tuttavad, siis juudi päev algab õhtuga. Nii et juudide arvestuse järgi siis Jeesus sõi jüngritega neljapäeva õhtul paasad, see oli viimane söömaaeg ja see oli paasapüha algus. Aga põhimõtteliselt see oli juba kohe see 15. niisan, ehk siis meie jaoks juba uus päev reede. Ja kui Jeesus siis 14. õhtul ta sõi ja 15. siis ta juba tapeti, siis oli veel paasapüha alles jäänud 3 tundi, sest ta suri pärast kell 3:15 pärast lõunal. See oli siis suur reede. Nii, aga tegelikult seal ümber käib ka debatt. Ma lihtsalt teile vahemärkusena seda ütlen, et kui kedagi hakkab see väga huvitama, tahab uurida, siis tegelikult selle ümber on debatt, sellepärast et Matteus, Markus ja Luuka, kes on siis, need on siis sellised sünoptilised evangeeliumid, nemad kirjeldavad seda, et see toimus paasapühal, siis kui õige aeg oli. Aga Johannes näiteks kirjeldab seda, et see toimis paasapüha eelõhtul, see viimane õhtusöömaaeg. Et siis, et seda natukene arusaadamaks teha, siis arvatakse, et sellel ajal toimusid kalendriteemalised vaidlused. Ehk siis saduseridel ja variseridel nad arvutasid seda paasapüha algust natukene erinevalt. Saduserid jälgisid rangelt päikseloojangul põhinevat kalendrit ja määrasid paasapüha kuupäeva vastavalt kuu loomisele, aga variserid siis kasutasid lunisolaarset kalendrit, mis põhines siis kuutsüklitel, kuid sisaldas ka mingeid kindlaid reegleid, et siis saaks paasapüha ei langeks mingitele ebamugavatele kuupäevadele. Saduserid seda siis niimoodi, see saduseride selle arvestuse järgi siis see oli alati liikuv ja ei olnud nagu kindlad kuupäevad. Et siis sealt võis ka tulla nüüd see asi, et sellel samal ajal, kui Jeesus oli, et peetigi 2 päeva järjest paasapüha, sellepärast, et neil olid need erinevad nii-öelda debatt sellega, et mis see õige päev nagu on. Ja tänapäeval me teame, et Despraasist, kes ei ela Iisraelis, need peavad niikuinii 2 päeval järjest, peavad isegi 2 sederit. Aga sellest hiljem. Jeesus siis suri reedel, laupäeval ehk siis oli juba 16. niisan, siis ta oli allmaailmas, et läks sinna surmavalda. Ja 17. niisalil, kui ta üles ärkab, siis oli tegelikult uus püha. Ehk siis põhimõtteliselt selle paasa sisse jääb 3 erinevat püha. On see paasapüha, siis 15. niisalil algas ka hapnemata leibade püha, mis kestis 7 päeva. Ja sinna sisse jäi veel uudse vilja püha, mis siis tähendas, et pidi tooma uudse viljast siis nii-öelda kümnise või ohvri.
nii et tegelikult Jeesus siis suri paasapühal, laupäeval oli sabat ja samas oli ka hapnemata leibade püha ja tõusis üles ta uudse vilja pühana. Ja sellest ma natukene räägin hiljem. Aga Jeesus siis ütles, et kõik peab kui ta Luuka 24:44, keda huvitab, siis sealt ütleb seda, kui ta oli juba üles tõusnud ja rääkis oma jüngritega, et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides on minu kohta kirjutatud. Ja siis me võiks seda natuke nüüd lahata siis, et mida need asjad kõik tähendasid, mis siis Jumal seal nagu paasapüha seadmisel oli nagu seadnud. Et miks need on just täpselt nii öeldud ja mida need tähendavad. Ehk siis veri. Talle veri tõi lunastuse ja iisraelsed pääsid siis kohtuotsusest, sellest surmaengli otsusest nii-öelda, kui nad määrisid verega oma uksepiitasid ja pealispuud. Ja ka Uus Testament õpetab meile täna, et Jeesuse veri toob meile lepituse ja igavese lunastuse, see on Hebrea 9:12. Mida see koja, uksepiided ja pealispuu tähendab siis? Uks on sümbol lunastusest ja kaitsest. Johannese 10:9 ütleb, Jeesus ütles, mina olen uks, kes minu kaudu sisse läheb, see pääseb. Ja psalm 118:20 ütleb, see on issanda värav, õiglased lähevad sealt sisse. Ja uksepiidad ja pealispuu tegelikult moodustavad ka ristile sarnase kuju, mis viitab Jeesuse kannatustele ja päästele. Ehk siis see pole lihtsalt ka füüsiline struktuur, vaid sümboliseerivad kaitset ja päästet ja uue elu algust. Siis järgmine oli nõue, et ühtegi luud ei tohi murda. Kas Jeesus täitis selle? Jah. Psalm 34:20 ütleb, ta hoiab kõiki tema luid, ükski neist ei murdu. Ja see prohveteering siis täitus ka risti puhul, kui Jeesus suri, ühtegi tema luud ei murtud. See on siis Johannese 19:33-36. Aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid, et ta oli juba surnud, siis nad ei murdnud tema jalgu, sest see sündis, et täituks pühakiri, ühtegi tema luud ei tohi murda. Paasatalle ohver pidi olema täiuslik ja terviklik ja see siis sümboliseeriski jumalikku sellist täiuslikku päästeplaani. Murdmata luud rõhutasid seda puhtust ja terviklikkust. Ja paasapüha on siis seatud mälestuseks, et me igavesti tuletaks siis meelde seda lunastust. Seal need tavalise ristipeamise juures oli tavaline, et neid murti neid jalgu, sellepärast et need kippusid ellu jääma, need, kes seal rikkusid. Tavaliselt jah, nii kiiresti keegi ei surnud ära. See ei olnud kõige edukam nii-öelda tapmise viis või hukkamise viis, vaid see oli piinamise viis ja see oli sellepärast väga raske. Sealt võisid inimesed ellu jääda tegelikkuses. Ja sellepärast murti nende jalad, et nad ei saaks põgeneda. Aga Jeesus oli murtud. Mõlema rööbliga tehti seda. Just. Paulus kirjutab siis, et Jeesus ise on paasatall. Ta kirjutab seda 1. Korintuse 5:7. Puhastage end vanast hapnud ainest, et te oleksite uus taige, nõnda nagu te oletegi hapnenud leivad, sest ka meie paasatall Jeesus Kristus on tapetud. Et siin ka, et tema oli see tall, siin viitab sellele, et Uues Testamendis me näeme, et apostlid tunnistasid, et tema on paasatall. Nüüd oli järgmine mõiste, liha tuleb süüa ühes ja samas kohas koos perekonnaga kodus. Ja see siis rõhutas jälle seda ühtekuuluvust ja kogukondlikku tähendust, järjepidevat ustavust ja kuuluvust Jumala rahva hulka. Ja seal oli ka see nõue, et ei tohi seda välja viia, sest see oli pühendatud ohver. Ja see siis sümboliseeris Jumala päästet ja ustavust, mis pidi olema täiuslik ja terviklik, mistõttu ka selle söömine pidi toimuma ühtekuuluvust rõhutades, mitte hajutatult. Nüüd teine huvitav seik selle juures, et me mõtleme, miks teda ei tohtinud, seal oli nõue, et pidi tulel küpsetama, et ei tohinud keeta ega midagi. Keetmise käigus toimub assimileerumine. Küpsetades toimub aga eraldumine.
Keetmisel tõmbab see keedetav ese sisse erinevaid koostisosi. Need koostisosad assimileeruvad ehk sulavad ühte keedetava esemega. Ehk see ese imab lisatud komponendid endasse ja isegi kohaneb nende järgi. Teisi koostisosi omastades see ka paisub ja näiteks muutub pehmeks ja hakkab lagunema, nagu ilmselt teate, kui olete keetnud midagi, on ju. Aga mida küpsetamisel toimub? Küpsetamisel see peamine ülesanne, et see kõik läheks välja. Ja see mitte ei eemalda ainult kogu veret, vaid ta ka eraldab kõik muud koostisosad, mis pole liha jaoks hädavajalikud. Ja see liha muutub selliseks sitkeks ja läbitungivaks. Ja miks see oluline on? Jumal tahtis rõhutada seda, et kui Iisraelid läksid välja, et nad ei võtaks midagi omaks sellest Egiptuse maast, et nad ei imaks kuidagi seda endasse, sest nad pidid saama sitkeks ja tugevaks ja nagu seda oma identiteeti kõigepealt leidma. Et see alguses polnud võimalik lubada mingit sellist vaimset nagu imendumist väljapoolt, ei tohtinud lubada ühtegi välist mõju, mis oleks siis võinud hakata kahjustama selle nagu vaimset olemust. Ja samamoodi ka tegelikult rahvuse kujunemine pidi hõlmama sellist julget vastuseisu maailma vastu, kuna nad olid olnud orjarahvas mitusada aastat, et nad pidid selle kultuuri hülgama. Aga see ei saa jääda alatiseks, nii me teame, et me ei saa nagu lõplikult eraldada maailmast, aga see oli väga oluline just seal algusaastatel, kus alles Jumal hakkas seda rahvast vormima enda jaoks. Ja mida nagu võib-olla ka tuua võrdpildiks ongi see, et ka meie, kui me saame kristlasteks, siis me peaks nagu hülgama selle nagu välise, me ei tohiks võtta omaks, vaid me peame kõigepealt selle identiteedi Jumalas nagu kasvama selles. Ja alles siis, kui me oleme saavutanud selle kuju, selle tugevuse issandas, siis me saame minna maailma sekka nii-öelda ja siis me püsime nagu kõigutamatuna sellest, mis siis väljaspool toimub. Ehk siis, et me kristlastena peame esiteks siis rajama tugeva aluse ja vundamendi, taastama ja juured sügavale ajame, et siis ja oma vaimselt ennast nii-öelda röstima või küpsetama, et siis pärast seda on meil jõudu ja võimekust ka teisi koostisosi oma vaimsesse seisundisse omastada. Vaatan siit. Järgmine nõue oli, et paasatall pidi olema beatu. Kas Jeesus täitis seda? Jeesus kutsuti patuta Jumala talleks. Seda me loeme 1. Peetruse 1.19 ütleb: Kristus kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. See on esimene koht, kus näiteks ütleb, et Jeesus oli see puhta talle kalli verega. Ta oli laitmatu ja puhta, ütleb siin. Aga teine huvitav koht, ma arvan, et võib-olla väga paljud teist siin ei tea seda, ma Krisile jagasin, oli minu jaoks ka väga üllatav, me tavaliselt loeme seda kirja kohta, see on Luuka 2.7 ja 2.12. Me loeme tavaliselt seda nii-öelda jõulujumalateenistustel, kus me võime lugeda, et Maarja oli siis just Jeesuse ilmale toonud ja seal on kirjad ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime. Kuidas see on seotud sellega, et paasatall on veatu? Okei, teine koht ütleb, ja siis ilmus ingel karjastele ja ütles: see on teile tunnustäheks, te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Ta kordab seda sama. Ta oli mähkmetesse mähitud ja ta on asetatud sõime. Ja mida see tähendab? Ma uurisin selle kohta ja ma sain teada sellise, ma loen siit ette, et ma midagi vahele jätaks, et karjased valvasid oma lambaid ja kui nad poegisid, märkisid nad plekitu ja veatud lambad eraldi templi ohvriteenistuse jaoks. Ohvriteenistusele sai viia ainult veatuid plekita lambaid. Seega, iga plekita talleke püüti enne maapinna puudutamist karjase poolt kinni ja mähiti puhtuse märgiks ettevaatlikult mähkimisriietesse. Ja seega, kui nüüd ingel kuulutas karjastele, et Jeesus leitakse mähituna, pidi see olema tunnuseks selle kohta, et ta on patuta Jumala tall.
seega oli väga kohane tegelikult, et karjased olid esimesed, kes Betlema jooksid ja Jumala talle kummardasid. Et selline, me ei suudaks seda nagu ise nagu vaata nagu niimoodi piiblit lugedes, aga kui me hakkame uurima, siis tegelikult said omad tavad. Ja see oli nagu, neile oli nagu see kohe aru saada. Ahah, patut tall, vau, lähen vaata. See lihtsalt nagu nii imeline, kui ma seda ise lugesin. Ja Johannese 1.29 ütleb ka, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. See oli siis ristija Johannes, kes seda ütles. Et mitmes kohas on viidatud sellele, et Jeesus oli see Jumala tall. Mida veel võib olla sellist huvitavat, mida ma ka ise ei teadnud ka varem, et juudi traditsiooni kohaselt siduti siis 3. tunnil ehk kell 9 seoti see ülempreester sidus selle paasa talle ohverdamiseks altri külge. Ja evangeeliumid räägivad meile ka täpselt, et sel hetkel ka väljaspool Jeruusalemma linnamüüre siis naelutati Jeesus ristile. Võime lugeda Matuse 27:32-56 sellest. Ja seetäärel ootasid nii paasatall kui ka Jeesus, Jumala tall, 6 jõhkrat tundi oma seda surma. Ja sel ajal, kui Jeesust piinati ja mõnitati ja hüljati ja kannatas kogu patu ees oma karistust, siis lõpuks sellel 9. tunnil ehk kell 3 pärastlõunal, siis tõusis ka ülempreester templis ja tappis selle talle, ohverdas selle paasa talle, veri voolas, tal tapeti. Ja Jeesus ütles ka sel samal hetkel, see on lõpetatud. Et selline huvitav nagu jälle kokku sattumas või midagi. Nii et, aga miks ma tahtsin ka sellest paasa püha rituaalsest poolest rääkida, on see, et me võime tegelikult sealt õhtusööma ajal näha, et Jeesus ise viis seda paasat läbi. Ja kas me ei suuda seda ennem sealt välja, nagu me ei suuda seda võib-olla nii hästi näha, kui me ei mõista seda. Sellepärast ma tahtsin seda täna natuke teile tutvustada. Ma tean, ma olen juba üsna palju rääkinud, ma ei tea, kuidas te jaksate, tahate korra püstitõusta liikutada. Kas sa paneksid mulle järgmisest slaidid, palun? Aitäh. Jaa. Ehk siis sellist paasapüha rituaalset õhtusöögi kutsutakse sederiks ja see tähendab korda. Ja nagu ma mainisin, siis need, kes elavad väljapool Iisraeli, need peavad siis 2 korda seda. Ja see on siis, seal on omad sümboolsed elemendid. Põhilisteks on matša, mis on siis hapnemata leib, see on siis siin keskel. Siis on erinevad mõrutürdid, mida nimetatakse maroriks. Ja need mõrutürdid siis sümboliseerivad orjuse kibedust. Et juudid meenutaksid seda, kui nad neid söövad seal, nad meenutaksid seda kibedat, maitset, seda vastikust, seda orjust, mille sees nad olid. Ja seal on erinevad ka soolavesi ja mõnikord vahepeal nad võtavad selle kibeda ja mingi asja ja kastavad sinna soolavee sisse, et meenutada neid pisaraid ja kõik siuksed asjad ka. Aga ma ei hakka nii täpsusteni täna minema, mida me jäämegi siia. Siis olid 4 veinikarikat, siin on praegu hetkel pildi peal ühte näha. Siis oli siuke asi nagu charoset, see on siuke magus segu, kus on nagu pähklid, õunad, mingid paneelid, asjad. Ja see siis peaks neile meenutama seda Egiptuses neid telliskive, mida nad tegid, seda mürti. Loetakse selle kogu õhtusööma ajal, siis loetakse ka Hagadat, ehk siis seda jutustusest Egiptusest pääsemist, kõiki neid nuhtlusi ja siis kuidas see kõik toimus, et meelde tuletada seda kõike. Ja mida lõpus tehakse on see, et lauldakse rõõmu ja tänulaule, mis peegeldavad siis vabanemist ja lunastust. Ja see õhtusöök ise on tegelikult hästi pidulik, hästi optimistlik, tähistades vabadust ja uut elu. Nii, ma paluks järgmist slaidi. Nüüd, see on siis hapnemata leib matsa, ehk siis selline lame leib. See on hästi, mis ma siia pildi peale valisin, see on siuke hästi traditsiooniline. Kuna neil on hästi kõrged nõudmised seal, kindlalt see ei tohi midagi olla, siis tavaliselt nad ostavad sellist hästi traditsiooniliselt mitu suurtes pakkides ja nii. Ja see siis kuidagi nagu sümboliseerib seda, et egiptlastel oli nii kiire sealt Egiptusest ära minemisega, et neil ei olnud aega seda tainast kergitada, et see pidi olema hapnemata. See tuletas seda Egiptusest vabanemist neile meelde ja patu eemaldamist.
see on nagu väga-väga oluline selle kogu paasapüha juures see, et see juuretise eemaldamine oma nagu kodadest, ehk see patu, selle vana elu eemaldamine oma eludest. Ja matsa ise ka sümboliseerib tegelikult meile Jumala sõna, lihtsust, sellist ilma lisanditeta. Ja tegelikult ongi, nagu ma võib-olla aluses ka, ma ei tea, mainisin või mitte, et juudide jaoks ongi see hapnemata leibade püha ja paasa tegelikult nad lähevad nagu üsna sünonüümselt, kuna see paasapüha ise on ka, et seda pidi sööma juba hapnemata leibadega, nii et see on nagu, see käib nagu selle juurde. Ehk siis kokkuvõtteks see hapnemata leib sümboliseerib puhtust, kiirust Egiptusest pääsemisel ja vaimset sellist puhastust. Korintuse 5.7.8 ütleb, puhastage välja vana hapnenud tainas, et te oleksite uus taigen, nagu te olete hapnemata. Et hapnenud siis sümboliseerib jällegi nagu pattu. Hapnemata on siis matša ja hapnemata on siis šametsi nimeline. Kas, ma ei tea, kas sul on võimalik veel korra tagasi panna selle pildi juurde, matsa pildi juurde? Jah, aitäh. Kui te tähelepanelikult, ma ei tea, kui hästi teil on sinna näha, kui te tähelepanelikult vaatate seda leiba, siis mida te näete seal? Te näete triipe ja siis te näete auke seal sees. Ma ei tea, kui hästi seda näha on. Jah. Ja see on väga huvitav, sest et tegelikult ma sain aru, kui ma seda teemat uurisin, et tegelikult juudid ise nagu ka väga täpselt ei tea, et miks ta just selline välja näeb. Aga need, kes on juba messiaanlikud juudid, need nagu saavad aru, et mis siin toimub. Et sest, et me võime lugeda Jesaja 53.5, et teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Et tegelikult me võiks ka lugeda seda, et teda haavati või purustati meie üleastumiste pärast või löödi, torgati meie süütegude tõttu. Selles salmis on kasutatud 2 sõna, see on jah, natuke lähemalt parem pilt. Üks see sõna on Strongi sõna H2490 ehk halal, ma ei tea, kas ma seda õigesti hääldan. Seal on rõhk seal A peal. See sõna ise tähendab surmavalt haavama, läbi puurima, läbistama, torkima, läbi torkama. Ja teine sõna on Strongi sõna H1792 on taka tükkideks peksma, purustada, muljuda, verevalu, murtud, selles tähenduses lakkab töötamast, olles niivõrd kahjustunud, alandada ja haavata. Et ma saan aru, et eestikeelses tõlkes on natuke raske kõike seda nagu kokku panna, aga see on nagu üritatud meile nagu võimalikult täpselt nagu siia tuua. Inglise keeles see tuleb nagu paremini, see Jesaja, see salm tuleb paremini esile, et seal on kasutatud sõnu stripes and pierced, ehk siis see sama. Seda on nagu haavatud, on need stripes on nagu need triivud siin ja see pierced on nagu läbistatud, läbi torkanud, sama mida Jeesus pidi kannatama. Et me teame, et Jeesust kannatati väga julmade piinamismeetoditega, teda tõesti peksti ja piitsutati ja alandati ja nii, et tal tõesti seda nahka ja kudesid ja verd ja kõike lendas. Ja me võime lugeda Jesaja 52.14, et nagu paljud kohkusid tema pärast, nõnda rikutud, ebainimlik oli ta välimus ja ta kuju ei olnud inimlaste taoline. Ja seal on jälle kasutatud siukseid sõnu, et me võiks põhimõtteliselt seal kasutada, aga ma võiks selle sama psalmi põhimõtteliselt tõlkida ka nii, et paljud olid šokis, sügavas nagu arusaamisest tema kannatustest, et nähes tema välimus, tema nägu ja välimus olid nii moondunud ja rikutud, et ta ei olnud enam inimese moodi ja tema välimus ehk tema väline kuju ei olnud nagu inimlastel. Et see on tegelikult see, mida nagu seal salmis nagu öeldakse. Ta oli nii hullult nagu nagu piitsutatud teda, et ta ei olnud enam tõesti. Ja see matsa nagu sümboliseerib siis tegelikult seda nagu, mida Jeesus läbi elas. Ta ei oli isegi niivõrd piitsutatud, me teame ju, et ta ei jaksanud isegi oma seda risti lõpuni kanda, vaid valiti sealt möödujatest üks Siimon Kürenast, kes tuli talle appi ja aitas teda.
ja kui ta Golgatale jõudis, tõmmati tal käed liigestest välja ja pandi ta ristipuu peale ja seal tal löödi veel nende suurte naeltega onju kätest läbi, mis meenutab jälle seda läbitorkamist onju. aga mis on tähelepanuväärne on see, et ühtegi tema luud sealjuures ei murtud. et see prohveteering pidi nagu täide minema. no siin on ka luud ikkagi. siin on ka õõlused. Luu on luu. aga luid ei murtud. luude vahelt läks läbi. ehk siis see tegelikult see matsa ehk hapnemata leib peegeldab meile Kristuse kannatusi. ja see on huvitav, et iga kord, kui ka juudid seda teevad, tegelikult see on neil kogu aeg silme ees onju. nii, ja tegelikult see sama leib oli ka see, mille Jeesus võttis ja murdis ja ütles oma jüngritele, see on minu ihu, murtud teie eest. ja see oli see, mida jüngrid nägid. sa võid järgmise pildi panna. on selline matsatash ehk matsakott ja nagu te näete siit 3 matsat ehk seda hapnemata leiva paistavad välja. seal on 3 erinevat kihti. üleval on 1 matsa, keskel 1 matsa ja all on 1 matsa. ja sellel sederi õhtusöögil siis võetakse keskmine tükk sealt seest välja. Niimoodi, et pealmine ja alumine osa jäävad varjatuks või peidetuks, nii et paljastamata nii-öelda. Ja seda keskmist tükki, mis välja võetakse, seda nimetatakse afikoomeniks. Siuke sõna on pandud ja see sõna ise nagu tähendab kreeka keeles magustoitu või see, mis tuleb pärast nii-öelda. Aga kui see keskmine tükk sealt välja võetakse selle õhtusöögi käigus, siis loetakse üks tänupalve. Seda nimetatakse motsipalveks ja siis kujutab endast Jumala tänamist, et ta on andnud meile leiba maa seest. Aga seejärel, mida tehakse, võetakse see matsalei, see afigoomen siis nii-öelda on selle keskmise nimi. Ja see murtakse 2. Niimoodi, et siis on 2 tükis. Ja kui see on ära murtud katki, siis see asetatakse valgesse kotti, mähitakse linase sisse. Ja mis on veel huvitav on see, et peale seda see võetakse see afigoomen ja minnakse maetakse ära kuhugile, peidetakse ära kuhugile nagu kodus. Ja veel huvitav on see, et see tseremoonia, see õhtusöök ei saa tegelikult jätkuda enne, kui see on üles uuesti leitud. Lapsed saadetakse otsima seda, keegi vanematest peidab ära, lapsed peavad seda otsima minema. Ja kui see on tagasi toodud ja mingi hinna eest ka lunastatud, mingi tasu eest nagu lunastatud, siis alles saab edasi minna selle õhtusöögiga. Et see on väga huvitav. Jälle siuke nagu, me saame siit võrdpilti kohe tuua, kes juba tajub ära, on. Ehk siis nüüd on huvitav on see, et tegelikult jah, keegi tegelikult päris täpselt ei tea, et kuidas see traditsionaalses judaismis, et miks selline kott üldse on ja mida need tähendavad. Ja selle kohta on paar huvitavat tõlgendus neil endil, et mida need võiks tähendada. Esimene tõlgendus oleks see, et see 3-kihiline kott sümboliseeriks Abrahami, Iisakit ja Jaakobit. Aga kohe tekib probleem, et miks siis Iisak välja võetakse, murtakse ja maetakse ja pärast tagasi tuuakse. No sellele ei oska ise ka vastata, on ju. Ja siis teine tõlgendus, mida nad ka vahel nagu toovad, oleks nagu see, et see esindab 3 jumalateenistuse jaotust Moises kuningriigis, mis siis olid preestrid, leviidid ja Iisraeli rahvas. Aga probleem tekib jälle, et miks siis leviidid murtakse, maetakse ja pärast siis tuuakse tagasi. Et kuidagi need nagu ei klapi oma vahel nagu lõpuni vaata, et oleks nagu ja ei ole ka. Aga mis meie võime nagu näha, on tegelikult see 3 matsat, mis on nagu 1 selles ühes kotis, 1. 2 jääb varjatuks ja 1 osa muutub 3-mõõtmeliseks ja tuleb meie juurde, nagu on meiega. Nii et see nagu paneks meid nagu mõtlema, et see oleks nagu see Jeesus, Jeshua. Nagu tema peale paneb mõtlema, et tema on see 3, kes võetakse, või see keskmine, mis välja võetakse. Ta tuli, elas meie keskel, sai lihaks ja nimetas ennast ise eluleivaks. Ja
juudi traditsioonist, nagu me teame, neil on samamoodi monoteism, on ju, et üks jumal. Ja see sõna ehad, elehad, jumal on üks, ehk ehad tähendab üks ainus. Siis see tegelikult see jumal on üks tähendab ka seda ühtsust. Ja me teame, et see nagu olekski see, et kokkuvõtteks võiks öelda, et Jumal Isa, Jumal Poeg ja Püha Vaim. Jeesus tuli, aga teised nagu jäid nagu varjatuks. Me ei näe neid, aga nad on olemas. Teame. Vot. Poeg võeti välja, murti, paljastatud osa tuli meie juurde, murti ja maeti ja toodi meie juurde tagasi. Vot. Nii, siis sa võid panna sealt selle slaidi, kus on see 2. Moosese 6. Ehk siis 2. Moosese 6:6-7 me võime lugeda. Seepärast ütle Iisraeli lastele, mina olen Issand ja mina viin teid ära egiptlaste teoorjuse alt. Ma päästan teid nende orjatööst ja lunastan teid oma välja sirutatud käsivarrega ning suurte kohtupidamistega. Ja ma võtan teid enestele rahvaks ja olen teile jumalaks. Ja nüüd see tulebki, seederis tuleb selline 4 karikat, sa võid järgmise pildi panna, mis tegelikult neid karikaid nagu nimetatakse, need on siuksed ilusad, tavaliselt mingisuguse ilusa disainiga ka, nikerdatud siuksed, meisterdatud. Ja esimest karikat kutsutakse pühitsuse karikas. Ja juudid ise siis ka ütlevad, et see on see esimene lubadus neile, mida Jumal siis, ma viin teid välja. Veel valatakse ja loetakse jälle üks õnnistus. Seejärel joodakse see karikas tühjaks ja sellega avatakse paasa õhtu. Siis on teine karikas. Seda kutsutakse vabastamise karikaks või mõnes kohas ka nuhtluse karikaks. Et see siis viitab sellele, et mina päästan teid päästan teid. Siin oli see kirja koht, et mina päästan teid nende orjatööst ja nii et see on see, mis seal nagu teise karikaga mõeldakse. Nüüd 3. karikas on lunastuse karikas. Mina lunastan teid, oli see lubadus Jumalalt. Ja see on siis kogu tseremoonia või selle õhtusöögi kõrghetk nii-öelda. Et sellega meenutatakse talle verd, mis sai valatud ja määriti Egiptuse seal uksepiitedele. Ja me võime seda mõista, mis see siis nüüd on, mida me Jeesuse järgijatena nagu võime mõista. Ja Mattuse 26:27 me võime lugeda. Ja Jeesus võttis karika, tänas, andis selle neile, ehk siis jüngritele ja ütles, jooge kõik selles, sest see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Ja viimane karikas nimetatakse halaali karikas või kiituse karikas. Kiituse ja taastamise karikas, sest Jumal oli lubanud, ma võtan teid enesele rahvaks. Ja kui seda juuakse, siis tegelikult sellega nagu oodatakse messia tagasitulekut. Juudid muidugi esimest tagasitulekut, meie kristlastena ootame teist tagasitulekut. Ja Jeesus ise ütles, et ta ei joo viinapuu viljast enne, kui ta on meiega oma isa kuningriigis. Ehk siis sellest 4. karikast juues kinnitatakse seda lepingut ja oodatakse tema lubaduse täitumist. Kui me oleme kõik temaga koos tema kuningriigis ja kõik on lõpuks taastatud. Lunastuse karikas, see 3. siis oli ka see, kui Jeesus ütles Luuka 22:20. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Ja võib-olla ka veel siuke huvitav fakt, et me teame, et Jeesuse ajal toimus veel templiteenistus ja sai neid lambaid tappa ja nii. Aga peale seda, kui tempel hävitati, siis ei olnud enam seda lammast, on ju. Ja rabid hakkasid õpetama, et tegelikult võivad inimesed võtta selle väikse tüki sealt ahvikoomenist, sellest hapnemata leivast, murda selle väikse tüki ja siis võtta koos selle 3. karikaga ja siis need nagu asendaks seda lamba talle keha ja verd, vaata. Ja seda tehakse tänase päevani, lihtsalt seepärast, et ei ole templit. Aga Jeesus juba õpetas meile juba seda varem, et seda nii teha.
Kahtlaselt sarnane eks ole, on ju. kliimamuutus. Et ja tegelikult teevad siis ka kristlased seda tseremooniat, olenemata sellest, kas me siis seda mõistame või me ei mõista, on ju. Aga me võtame samuti mahla ja leiva ja me nimetame seda issanda õhtu söömaajaks. Ja üle maailma tehakse seda Jeesuse mälestuseks. see on nii huvitav, et me käisime seal juudi sünagoogis Budapestis. Jah, saime ka osa sellest jah. karikast ja sellest leivast ja seda tehti. Ja siis nendel on siuke traditsioon, et nad keeravad veel keset seda teenistust, enne kui nad seda söövad, kõik ukse poole. See sümboliseerib seda messi ootust, et tuleb ukse sisse, teil on seal täitsa oma see liikumis. Ja nad isegi ootavad seda nagu Eeliat, et nad teevad ka ukse Eelile lahti, et Eelia vaimsaks tuua, sest on öeldud, et Eelia tuleb enne messiat. Ja kristlased ütlevadki sellega nagu, et me ootame seda, see on minu peasatal Jeesus. Ja nad tegelikult siis loovadki selle ühenduse ja meie kuulutame, et me oleme vabastatud nendest sidumistest, sellest orjusest, maailma orjusest, paduorjusest, surmast, Jeesuse kui oma paasatalle tõttu. Ja Jeesuse ohver tõi siis selle paasapüha loo ja selle väe kogu maailmale. Kui ennem oli see nagu ainult juutidele, siis Jumal ju oli juba Abrahamile kuulutatud tegelikult, et kõigile on see lõpuks kätte saadav ja Jeesus viis selle täide. Ja seda ma ütlesin ennem, et see ahvikoomen, mis on ära peidetud, siis lapsed lähevad seda otsima ja siis tavaliselt see siis lunastatakse, on mingi rahaline kingitus, mille nad saavad. Ja perepea siis võtab sellest ahvikoomenist need tükid, mis vaata, ma ütlesin, et peale templi selle hävitust hakkas selline rituaal nagu pihta. Seega on nüüd siis kättesaadavaks tehtud meile Jeesuse vere läbi kogu maailmale. Ehk issanda õhtu söömaaeg oli tegelikult see paasapüha seeder. Ta muidugi arvatakse, et kuna seeder on ise selline asi, mis ajas ka nagu, sinna tuleb kogu aeg lisasid ja muutusid natukene, et siis see, mida võib-olla Jeesus tegi, seal võib-olla ei olnud kõiki neid elemente, mida tänapäeval, aga enamjaolt me näeme seda, et need põhielemendid olid olemas. Nüüd ma võib-olla võiksid, ma ei tea, kui keeruline sul on uuesti sinna tagasi selle ajajoonele panna. No nii lihtne oli. Väga hea. Nii, et ma teeks väikse kokkuvõtte, et Tooras oli siis esimene päev oli paasapüha, kui tal tapeti. Ja ülejäänud nädal me näeme see punasega oli see hapnemata leibade püha, mis kestab kokku 7 päeva ehk terve nädala. Ja ma rääkisin, et 3. päev siis, selle 7 päeva sees on veel 3. püha, on uudseviljapüha seal rohelisega, millele järgnes siis kohe peale hingamispäeva. Ja hingamispäev siis juudi mõistes on laupäev, ehk siis seega pühapäev oli see uudseviljapüha. Ja see siis tähendas lõikuse algust. Ehk siis kokkuvõttes Jeesus suri paasapühal. Kui Jeesus oli hauas või seal surmavallas, siis oli teine püha, hapnemata leibade püha, see oli laupäev. Ja kui Jeesus tõusis surnust ülesse, oli uus püha, uudseviljapüha. See oli ka jällegi suur püha. Ja see lihtsalt ei ole tegelikult kujundlik, vaid me võime lugeda, sa võid nüüd panna sinna Korintuse, sinna slaidi peale, 1. Korintuse 15:20. Me võime lugeda, ingliskeelne tõlge ütleb võib-olla natuke nagu paremini, aga ma loen teile mõlemad juhud ette. Ja ingliskeelne tõlge ütleb, et ta on esimene vili või uudse vili kõigist, kes tõusevad. Uus tõlge ütleb eesti keeles, et Kristus on üles äratatud surnust uudse viljana magama läinutest. Ja vana tõlge ka ütleb, et aga nüüd on Kristus surnus üles äratatud ja on saanud esmaseks nende seast, kes on läinud magama. Mulle meeldib isiklikult see ingliskeelne tõlge rohkem, sest see just rõhutab seda, et ta on uudsevili kõigist, kes tõusevad üles. Ehk siis esimene vili oli esimene saak, mis toodi templisse. Nii et Jeesuse surnuist ülestõusmine on tõotus tulevasest lõikusest. See on tõotus rohkematest ülestõusmistest. Tulevasest ülestõusmisest. Ja tegelikult see on see, mida me tähistame Jeesuse ülestõusmisega. Et tema tuli
tema on see uudse vili ja ta on meile tõotanud, et tuleb veel ülestõusmisi. Et see on see. Võib-olla tekib küsimusi, et kas kristlased saavad sellest paasapühast üldse osa võtta. Uues testamendis näiteks Paulus rõhutab, eriti näiteks roomlastele 2.29 ja Kolossa 2.11, et kristlaste jaoks on ümberlõikamine muutunud vaimseks, see tähendab südame muutmist, mitte füüsilist tegu. Ja Paulus selgitab ka mitmel korral, et pääste ei tule füüsilise ümberlõikamise kaudu, vaid usu kaudu Kristusesse, Galaatia 5.6. Nii on siis mõnedki nagu kristlased peavad paasapüha kui puhtalt juudipüha, aga samas on väga suur osa ka neid, kes on siis, peavad seda oluliseks ka uue lepingu nagu valguses. Et tänapäeval on juba palju kogudusi, kes peavadki ühiselt sellist nagu paasapüha nagu seederit nagu, sest seal on nii palju seda sümboolikat, mis ka aitab nagu mõista. Aga see on igaühe nagu, ma saan aru, vaba valika. Nüüd me võib-olla, ma ei tea, kas mu jutt on üldse väga selge olnud, aga ma loodan, et ma natuke suutnud edasi anda seda. Ehk siis ma tegin sellise tabeli, ma ei tea, võib-olla keegi tahab endale pildistada või mind saata, aga siin on lihtsalt niimoodi, et siin ühes tulbas on paasapüha ja teises tulbas on ülestõusmispüha. Ja siis siin on nagu võrdlus, et mis see nagu Jeesus või mis see Jumal nagu ütles seal seadus, mis ta tuleb teha ja siis kuidas see nagu ülestõusmispüha või nagu kristlastele, no kuidas see nagu siis täitus või nii. No selle võime saata laiali küll. Jah. No näiteks siin on, et paasapüha keskendus paasatalle, veatu isase talle ümber, kelle luid ei tohtinud murda. Jeesus on Jumala tal, puhas patus, ilma murtud luudeta ja nii edasi. Et tegelikult mida see kogu püha nagu tegelikult näitabki on see, et me oleme tulnud ära sellest Egiptuse orjuse kojast. Meid on lunastatud sellest orjusest. Jeesuse saatana patorjusest ja et Jeesus oli see tal ja me kõik need kirjakohad toovad kokku selle, et Jeesus oli see täiuslik ohver ja ta tõi selle vabastuse, aga mitte ainult, vaid tõesti see viimane ka, et ta oli uudse vili kõigist, et see annab meile selle lootuse, selle nii-öelda julguse ja teadmise tegelikult, et tõesti meil on see lootus, et ka muud tõusevad surnust ja tegelikult kui minna Biiblisse, me näeme tegelikult Jeesus ülestõusmise, kus ta ju läks surmavalda ja tegelikult peale seda tõusis päris palju inimesi juba üles. Aga sellest ei ole väga palju räägitud. Igal juhul võid viimase slaidi panna. Et Jeesus on meie ülim paasatall, Jumala tall, kes kandis ära maailma patu. Jeesus on meie hapnemata leib, eluleib ehk Jumala sõna. Ja Jeesus on ka uudse vili kõigist, kes tõusevad, ehk siis see annab meile selle lootuse. Ja, amen. Paulus ütleb veel nii hästi siin 1. Korintuse 5. peatükis, sa rääkisid sellest, et kuidas siis kristlased peavad püha pidama. Et Paulus ütleb nii hästi siin, et puhastage end vanast haputaimast, et te oleksite uustaigem, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad, sest ka meie paasatall Jeesus Kristus on tapetud. Pidagem siis pühi kasinuse ja tõe hapnemata leivaga, mitte vana haputaignaga, halbuse ja kurjuse haputaignaga. Et see me mõistaksime seda vaimselt ära. Just. Nii ongi. Ma ei tea. Loodan, et suutsin kuidagi teile natukene avada seda teemat. Aitäh! Jaa, suur tänu!